Oi kotkad, mis toimub siis? Ilus ilm jälle, kassid peesitavad ka siin terrassi peal ja jätkab jälle selle katusetöödega. Et siin nüüd paar päeva oli, kui ei saanud ka teha, oli jälle muid asjaajamisi. Aga tuleb ikkagi selle asjaga kiirelt tegutseda, sellepärast et neid ilusaid ilmasid ei ole enam palju. Nüüd kohe hakkab sadama, lubab, et homme hakkab jälle sadama, ehk siis ma üritan teha täna nii palju katust, kui jõuab. Ja noh, siin see esimene külg nüüd on, ütleme, selle aluskattega ja rooviga tehtud. Et siin oli ka trikitamist, sellepärast et see hari jookseb ju siia poole kõrgemale, siit on 11 senti kõrgemal kui teisel pool, kui nüüd loodiga vaadata. Ja tänu sellele tuleb siin see alumine katus ka, et see koridori katuse osa tuleb veitsa lühem, nii peaaegu 20 senti, kui see teine sealt, teine see pool. Ehk siis siin tuleb trikitamist, jah, aga midagi teha ei ole. Ütleme nii, et väga silma riivama ei jää pärast ja ka mind eriti ei koti ka, mis mind huvitab on see, et noh, asi vett peab ja enam-vähem nagu normaalne välja näeb. Et see natukene siit-sealt trikitada, neid trikitamisi ma tean ise ainult pärast, kus on natukene niimoodi, noh, niisuguseid asju on varem ka tehtud, et mingi tuulekasti laudu lõigatud kiilo ja niimoodi, et noh, lihtsalt peita mingisuguseid vanade majade neid vigasid, et eks siin tuleb ka hakata paratamatult niisuguseid asju tegema, aga millega praegu tegeleb, on siis katsub vähemalt pool maha võtta täna. Ja kuna homme sadama hakkab, siis ma pean kuidagi tegema niimoodi, et alt ehitab selle aluskattega läheb ja topib siis selle aluskatte ülemise serva sinna kuskile eterniidi serva alla. Et kui sadama hakkabki nüüd siin homme, ülehomme, siis tuleb ülevalt eterniidi pealt ilusti aluskatte peale. Aga nüüd tulebki vaadata, et kui palju ma täna jõuan. Kas 3 eterniidi rea jagu seda katet siia panna või 2, seda paistab, kuidas jah, nüüd sujuma hakkab see asi, sest et siit tuleb maha kraapida see vana roov, siis tuulekast ja värk. Et siin oli ka trikitamist, ma seda ei filminud, sellepärast et mul see teine pool oli, siin on ju kaablid ja värgid. Et mul veel ei ole, tähendab, elektrimehed peaks tulema panema selle liitumiskilbi siit sinna posti külge, et siis saab hiljem siit maa seest tuua kaabli majja. Et ma ei peaks hakkama jamama siin sellega, et ma ei taha seda kaablit siia. Et see tuleb siit ära ja tuleb liitumiskilp posti külge ja maa seest kaabel majja. Et siis mul on hea lihtne seda fassaadi siin ka teha. Aga jah, praegu rohkem ei seletagi siin pikemalt, et nüüd tuleb kiiresti jah, töötada kõva tempo peale ja need eterniidid siit poolt ka maha ja vaatab siis edasi mingi hetk, teeb klippi ka. Eile õhtu jäi ikka pimeda peale jälle, aga me panime natukene hullu ka. Selles mõttes, et ma võtsin ikkagist terve katuse korraga ette. Et vaatame, mis olukord siin praegu on. Nii, igal pool on seda risu nüüd, mis siit alla sai visatud. Siin peab ettevaatlikult käima. Ja jah, siit tuleb jälle küttematerjali päris kõvasti. Aga ma mõtlesin, et kui juba, siis juba, et paneb mingi hullu päeva ja tegime niimoodi, et võtsingi harjani eterniidist puhtaks selle. Ja no põhimõtteliselt ma olin niimoodi, et hommikuse söömaga ma alla tulin katuselt ainult 2 korda. Et nagu mega kiirelt. Kairit andis mulle siit vahendeid kätte alt ja sai pandud nii-öelda ajutised kruviga siis need käigulauad. Selle mõttega, et saaks selle korotopi üles harjani välja. Lihtsalt, et hiljem siin laudadega, kui nad nüüd õige vahega panna 40 sammuga, nagu ma siin mõtlesin, siis on vaja siin mõnele veel kiilud alla ja niimoodi, eks need sarikad ikka natukene, need vanad sarikad siin päris sirged ei ole. Ehk siis, et nüüd on hea rahulik teha seda roovitööd, sellepärast, et vesi ei tule enam sisse kuskilt ja kuna ta siin nüüd lubab iga päev vihma mingi aeg, siis jah, mul oli vaja see eile lihtsalt ära teha. Ja väikse vihmaga saab seda roovi ka panna, ei ole hullu.
ja Kairit hakkab neid siin saagima, seda saab ka väikse vihmaga saagida. Pole hullu, aga vähemalt on ta nüüd veekindel ja mis me nüüd teeme Ristoga on see, et korstna ümbert natukene paremini turvab ära selle asja. Ta on mul siit pandud selle rohelise teibiga, mis siis on hästi tugev teip, ongi siukse aurutõkke ja igasuguse sellise aluskatte ja sellise teipimiseks mõeldud. Paneb ta sealt hästi tihedalt ilusti kinni veel, aga mul üks koht sai kehvasti. Ma panen selle lisakatte sinna veel peale, et hiljem ta nüüd nii hästi ei pea olema, et sealt mingi suurt vett ei hakka voolama, aga noh, praegu ju kuni plekk tuleb, voolab ju sealt ülevalt, mul tuleb nii lollisti ju see korsten siit keset katust välja, et kõik, mis sealt tagant tuleb ülevalt alla, jookseb muidu vahele sisse. Et pärast tuleb see lahendada ka hästi kuidagi sealt tagant, et ta nii lolli koha peal, et need tagumised osad korstendel alati, kui harja pealt läbi ei tule, ongi niisugune kehva värk. Noh, ma tean, ma olen neid korstnaid päris palju elus ladunud ja need on alati need nõrgad kohad nii-öelda, kui ta tuleb kuskilt keset katust välja, et see tagant vett pidama saada. Aga mis siin ikka pläriseda? Ronime katusele või? Seda filmi vast ei hakka seal, me selle katusel teeme, aga põhimõtteliselt jah, tihendame veel selle korstna ümbruse veitsa paremini ära just sealt ülevalt poolt, et ma seal lõikasin ju kiiruga, panin seda korotoppi eile ja lõikasin natukene kehvasti need nurgad, et paneme teise kihi peale veel sinna ühe spets möginaga kinni siis, et sealt vahele ei lähe. No vot, ja katuse roovi panek ongi nüüd juba mitu päeva seisnud, sellepärast, et väljas on meil siuke värk, tuul ja sadu aga noh, meil vahet ei ole, ses mõttes, et aluskate on peal ja sisse midagi ei tule. Ja tegeleb siis korstna üles ladumisega, et sellega tahaks jõuda homme sinna üles välja ja homme toob siis nii-öelda neid õuekive ka juurde, aga ilm on praegu küll siuke, et noh, ma ei tea, korstna ladumiseks ta ka ei sobi õues, aga noh, homse päeva saab veel ära teha siin sees selle korstna ja siis, kui lõpuks see sadu järgi jääb, eks siis paneb seda roovi ja edasi veel siin katuse poole peal võtab selle ajutise käigutee järjest maha ja aga praegu jah, no võt, aga vähemalt on siin asju, mida on kindlasti vaja ka sees ära teha, sest ega ennem ei saa ju plekki ka panna, kui see korsten on roovi pealt ära laotud. Vot, aga ega midagi. Töötame edasi. Noh, nii. Sai nüüd korstnaga jõutud siia ülesse välja, et rohkem ma siit alt enam laduda ei saa. Ma ei mahu siit enam vahele. Ja nagu näha, siis täna on õues juba päike paistab korraks, kuigi pidi pilves olema, et seda ilmateadet ei saa siin ka kunagi uskuda. Aga täna ei ole aega päris rooviga tegeleda. Siin on nüüd vaja kiiresti mõõdistada ära need mõõdud, et plekid. Praegu oleme selle katusega jõudnud nii kaugele, et on nüüd võimalik juba mõõta ära pleki mõõdud, jah, et kui kaugele see tuulekast ja kui palju tuleb ja kõik on nüüd selge ja tuleb kiiresti tellida ära plekid. Vot, et võtab need mõõdud ja teeb siin muid asju, et vaikselt peab hakkama valmistuma ka kalastuslaagriks ja sellepärast täna tõenäoliselt selle rooviga ikkagist tegeleda ei jõua, aga vaatame, homme näitab ka ilusat ilma, et homme hakkab selle suurema katuse poole rooviga siis tõenäoliselt ka tegelema. Ja nii, mis siis veel ehituse koha pealt? Et siin on nüüd jõudis, mitte ei jõudnud, vaid käisin nüüd täna plekkide järgi. Et need on plekid olemas, pidin võtma suurema haagise, minu selle 3-sega ei saa. Tõin 3,5-sega, et ei oleks üle 2 meetri üle. Ja nüüd laeme poistega ja Kairitiga maha selle hunniku. Ja siis mingi päev lähevad need katusele. Aga jah, meil on siin jälle üks kalastuslaager vahel, ehk siis kohe ei saa selle asjaga tegeleda. Aga kuskile siia me peame mingi ruumi tegema, kus me need
Jah, maha paneme praegu siis. Nii, käru tühi, pikemad plekid, kõige pikemad 6-sed ja siis natuke lühemad 4,35-sed on siin ühes hunnikus ja siis lühemad on siin. Vintskapi omad ja selle koridori katuse omad, aga ja need jupid on siin, need ülejäänud liiteplekid ja harjaplekid ja otsaplekid ja nüüd kähku viib käru Tartusse tagasi ja siis ülikiiresti tagasi, sest et homme kalastuslaager puhkama, et seda andis ikka maha venitada siin poiste ja ka eritiga siin oleks ühte tugevat meest on abiks vaja, aga noh, mis sa teed, saime hakkama. Davai, kimame Tartu. Noh, täna siis jälle selline ilm. See ajab hetkeks, jäi küll vähe väiksemaks ja tuleb mingit udukat ainult. Aga räästad tilguvad ja no ei kipu sinna katusele. Tegelikult ega siin pole palju aega ka olnud. Meil on siin olnud nüüd, nagu olete videodest vist juba aru ka saanud, hästi palju kalastuslaagreid vahepeal. Ja see video, mida te praegu vaatate, on hästi pika aja peale kokku pandud niimoodi, et vahepeal on pikalt siin muid asju tehtud, siis kalastuslaagreid ja asju. Ja on ju tulemas ka homme jälle kalastuslaager, seega see ehituse asi on siin sutsu veninud jälle, aga no vahepeal peab neid laagreid ka tegema. Ja mul ongi tunne, et ma selle video lõppu siia ei jõuagi näidata rohkem praegu seda katuse ehitust, sest et nüüd peab jälle ootama, kuni laager läbi saab ja ootama mingit normaalsemat ilma, et sinna katusele ronida, aga ma mõtlesin, et mul on uued kaamerad metsas, rajakaamerad paar päeva juba olnud, et äkki vaatame, kas on midagi sinna juba peale jäänud ja siis see üks natukene tervem vana kaamera on mul tegelikult pandud siia köögilaua peale. Selle mõttega, et siin kogu aeg käivad mingid kassid laua peal kolamas, mingid jäljed on kogu aeg, et vaatame, mis nad siin teevad ja millised kassid siin käivad siis. Et mul on see pandud siia. Vot, ja vaatame kunagi seda plekipanekut siis edasi siis, kui juba ilmad paremad on ja need laagrid läbi on, et praegu ongi see moment, kus hetkeks nüüd tugevalt ei saja, ma jõuan kiiresti metsas käia Timmuga need kaamerad üle vaadata ja kui on midagi näidata, siis ma panen siia need klipid vahele. Nii, esimene kaamera siin Vagla farmi juures ja sina hakkad siia kükitama, hakkad jah? Hea küll, lase ära. Ärme näita looma. Ja siin on siis see kaamera esimene. Vaatame, kas siin on midagi peale jäänud. No nii, et uute rajakaameratega päris hea kvaliteediga pilt jääb. See õini oli ikka ka päris hea, mägrakarvad ja kõik asjad jube hästi näha ja heli ka peal nüüd kaameratel ja asjad. Ja lakukivi juures kahjuks mingit tegevust ei ole olnud praegu. Aga jah, järgmine kord siis, kui on midagi näidata jälle elukaid, siis vaatame. Et pilt on nüüd palju parem kui eelmiste kaameratega ja loodame, et saame mingid ägedaid elukaid peale. Aga no, praeguseks siis kõik. Kerige magama ära kratid ja näeme järgmises.